Suures maailmas elab üks väikene hing. Teda tunnevad kõik ja nii mõnigi on teda kohanud isiklikult kord või lausa 2. Aga ta on viimaste aastatega väga palju muutunud, et isegi eluaja pikkusest jääks väheks, et kirjeldada, mida ta on kogenud, tundnud ja üle elanud. Ta seest on pinnale voolanud pisarad ja kurbus, valu ja piisamatus, alaväärsus ja ebakindlus, kahtlused ja ebaolulisus. Kui habras on hing, kui teda kurjustab hirm ning taga ajab teadmatus, otsa vaatab rumalus ja südamele koputab enesekriitilisus. Vahel tahab see hing olla vapper ja tubli, aga siis jälle poeb rakukesse kohmetus ja peatustab piisamatus. Mõtteid halvab alateadlik viha ning märku annavad valukehad. Ta ütleb tihti, et enam ei jaksa, ei taha, ei saa, aga siis jälle justkui valetades iseendale mõtleb ümber ja käitub vanast harjumusest endist viisi. Tema lohutuseks oli õrn teadmine, et miskit on ehk siin maailmas veel. Ükskord kohtus aga see hing enda teise poolega, kelle silmad särasid ja süda laulis. Hingehelinate kõlast kostus rõõmu, lootust ja rahu. Tema oli see suur hing siin väikeses maailmas, kelle olemasolu ei olnud ta kunagi märganud. See teine pool oli kogu aeg olemas, aga mitte kordki ei olnud see hing seda taibanud küsida ega avatult uurida, millest ma koosnen ja kellega ma võiksin kokku kõlada. Päevad möödusid ja aastad lendasid. Nende mõtted ühtisid ja sündis puhas hingekooslus. Neist sai lahutamatu paar, kes pidevalt üksteist täiendasid, aktsepteerisid, kuulasid ja imetlesid, naersid ja erinevaid eluhetki meenutasid. Nad kulgesid üksteist austavalt nii läbi valguse kui pimeduse, teadlikkuse ja teadmatuse, mustuse ja puhtuse. Need 2 poolsust olid justkui kokku loodud ning maailm sai neist mõlemast armastuse ja säraga täidetud. Ühel päeval küsis aga väikeses maailmas elav suur hing, et kuidas on su nimi, ning vastuseks kostus üksindus. Seepeale uuris kohe temagi, kellega on olnud tal au kohtuda ja nõnda kaua koos elus üksteist austavalt kulgeda. Vastuseks kõlas küllus. Nende 2 kohtumislugu on imelik ja sellest ajast peale kutsutakse neid 2 kõik on võimalik. Meie sees elab justkui mitu hinge ja neist igaüks on oma nägu. Lihtne on eitada üht, aga raske on tunnistada nende 2 olemasolu. Hing meie sees ei vaja muud kui märkamist ja tähelepanu, aktsepteerimist ja mõistmist. Üksindus ja küllus on meis kõigis olemas ja nii nagu meie sees olev sisemine laps, vajavad ka nemad aeg-ajalt paitust, sest ainult nii saab hing meie sees terveneda üheks ilusaks tervikuks. Terviklik inimene on kingitus iseendale, aga eelkõige maailmale, milles ta elab, ja inimestele, kellega ta kohtub. Meis kõigis on kõik ja see kõik sisaldab juba natukene meid. Tea, et maailmale piisab juba sellest, kui armastame end.